Loen edasi juba altarist kuuldud kirja kohta viinapuust, tähendamissõna teine pool kõlab nõnda. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab oma elu sõprade eest. Teie olete minu sõbrad, kui te teete, mida ma teilt käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu ma annan teile, armastage üksteist. Olge head. Loomislugu räägib meile sellest, kuidas maa oli tühi ja paljas. See on heebreakeelsete sõnade tohu ja kogu tõlge. Eesti keeles tähendab see sama sõna segast või kaootilist olukorda. Ning just sinna, pimedusse ja kaosesse, ütles Jumal, saagu valgus. Ja ainuüksi Jumala sõnast piisas, et valgus saaks olemas olla. Samamoodi ütleb meile ka Piibel, et elu ilma Jumalata ei ole kuidagi kuri ega palju, vaid lihtsalt tühi ja mõttetu tohuvabohu, valguseta elu, mis võiks kanda palju vilja ja armastust. Jumal ütleb meile iga päev, saagu valgus, et meie südant valgustada meie eluteed. Kui Piibel räägib valgusest ja elust, siis räägib ta väga sageli ka kasvamisest ja viljakandmisest. Ning üks pilte, millega Piibel elu kujutab, ongi viinapuu ja viinamägi. See pilt oli ja on tuttav ja sügavalt tähendusrikas neile, kes kuulusid Iisraeli rahva hulka. Iisraeli kujutatakse psalmides võimsa viinapuuna, mille tugevad väedid ulatuvad mereni ja Frati jõeni. Kuivõrd see kujund oli Vanatestamendi kirjanduses nii laialt levinud, kujunes viinapuust Iisraeli sümbol, mida kasutati näiteks Makabite ajastu müntidel. Üks vana ja võimas viinamarja puu võib seal piirkonnas kanda üle 100 kilo viinamarju. Iisraeli maa ei ole lopsakas ega iseenesest viljakas, mis tähendab, et viinamägi vajas hoolt ja erilist hoolt, vett õigel ajal ja, mis kõige tähtsam, palju kannatlikkust. Kui viinamägi ei kuivanud ära, vaid kandis vilja, siis oli see tõesti rõõmustav pilt ja kindel märk sellest, et elu võib olla tugevam kui kõrvetav kõrbe väike. Nii nagu tollal on ka tänapäeva Vahemere maades viinamägesid, mis on olnud ühe perekonna hoolitseda põlvkondade kaupa ja kuuluvad nende identiteedi juurde. Midagi väga sarnast tunneme ka meie, eestlased. Meie talukultuuris on oma maa olnud seesama identiteedi kese. Maa, mis nõudis ränka tööd ja visadust
ning mis kandis vilja ainult siis, kui seda ustavalt hoiti ja hariti. Kes ka täna aeda peab, teab seda kogemust hästi. Kui inimene on oma maa eest hoolitsemisega vaeva näinud, siis hakkab ta seda armastama. Ja sellest saab ka osa tema identiteeti. Ja nii võiks ka Vargamaa Andresi Mangal öelda, tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Aga ükski põllumees ei ole kunagi arvanud, et töö ise loob elu. Töö on elu teenistuses, selle elu, mis on juba antud Jumala poolt. Ja sama ütleb Jeesus Viina võrdpildiga, et tõeline elu ei sünni inimlikest pingutustest, vaid kooselust Jumalaga. Just seepärast saab elu ka vilja kanda. Meie usuisa Martin Luther on öelnud, et head teod on usuviljad ning sellel põhineb ka luterlik õigeksmõistu õpetus, mis võetakse lühidalt kokku nõnda, et meid on õigeks mõistetud Jumala armust usu läbi Kristuse kaudu ning head teod ongi need usuviljad. Iga Kristuse koguduste liige on nagu üks oks selle võimsa, 100 kilosid kandva viinapuu küljes. Muidugi võivad sellel suurel puul oksad omavahel väänelda, hõõruda, võidelda parema ja valgusrikkama koha eest, kuid selline võitlus tähendab lõpuks seda, et oksad kasvavad omavahel võssa ning see ei lase viljadel valmida. Ning õigeksmõistu õpetuse valgusest just nendel usuviljadel valmida. Kui on need viljad pisikesed ning pole hapud ja kibedad sellisel juhul. Ja siis tulebki aednik ja harvendab ja alles jäävad need oksad, mis vilja kannavad. Usust ära langenud ja vaid endale mõtlev Kristuse järgija eraldatakse, kuid seda, kes usus elab ja kannab vilja, puhastatakse ja tema eest hoolitsetakse, et ta võiks veel rohkem ja magusamaid vilju kanda. Oluline ei ole siinkohal ka viljade kogus. Piisab kas või pisikestest, paari marjakestega viinamarja kobarast. Oluline on see, et need oleksid head, mitte kibedusest kantud viljad. Kuid kuidas see puhastus siis ka täpsemalt välja võiks näha? Jeesus ütleb, armastage üksteist. Siis pole vaja väänelda ega hõõruda omavahel, on vaja vaid armastada üksteist. See on suurim käsk. Jeesus ütleb, teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Luteri järgi oleme me õigeks mõistetud matused, kes on õigeks mõistetud, nagu juba öeldud, Jumala armust Kristuse kaudu usu läbi. Jumala arm, millega ka mina oma jutlusi tavaliselt sisse juhatan, meil on. Kristus on meil samuti. Ta on surnud ja üles tõusnud ning elab meie keskel. Nüüd jääb järgi vaid usk. See on see, mille järgi otsustatakse, kas meil on vaja maha lõigata või mitte. Nagu juba öeldud, head teod on usuviljad ning usku ja häid tegusid sünnitab Kristuse õpetuse järgimine, nõnda nimetatud elatud õpetus. Selle järgi meie olemus muutub. Me ei tahagi enam teiste okstega võidu väänelda, vaid lepime sellega, et teinekord mõni oks
võitleb endale välja parema koha ning oma suurte lehtedega varjab meid ja meie elame võib-olla kitsikuses ja vaesuses, kuid ma ütlen teile, aednik näeb seda ja puhastab. Oluline on siinkohal jällegi taas usaldada Jumalat selles töös, et tema eemaldab kõik ebaõiguse ja kannab hoolt selle eest, et liidetuna tema külge saaksime meie häid usuvilju kanda. Kuid kuidas? Piibel on ju täis käske ja keelde, nõuandeid ja hoiatusi, millest tavalisel lihtsal oksakesel võib olla keeruline orienteeruda. Kuidas teha vahet sellel, mis on ajas muutuv ja sellel, mis on igavene? Millest kinni hoida, mida mõista sümboolselt või ajastu märgina? Teatavasti on ka ju need küsimused, mis palju kristlasi on omavahel riidu ajanud läbi aegade ja igal pool, omavahel pöörumisi ja väärmisi tekitanud. Ka kaasaegne ja kiiresti muutuv maailm sunnib meid nendele küsimustele vastama. Selles virvarris on parimaks orientiiriks evangeelium ise. See eluandev sõnum Kristusest, kelle õpetus ja eeskuju on meie usu kese. Kui panna ühele poole käsud ja keelud ning teisele poole evangeelium, siis aitab just evangeelium otsustada, millised käsud teenivad elu ja armastust ning millised on seotud oma aja kultuuriliste ja või ühiskondlike nähtustega. Selle valguses kõlab taas ja taas Jeesuse antud kaksikes: armasta Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast. See on alus, mille najal kõik muud, käsud ja keelud, reeglid ja kombed saavad oma tähenduse. Loomulikult tuleb pühakirja lugeda hoolsalt, järjekindlalt ja palves, kuid oluline on mõista ja mida toonitas ka Luter omal ajal, et pühakirja lugemine ei ole nagu seaduse paragrahvide järgimine. Jeesus rääkis tähendamissõnadega ning tema õpetused on põimunud oma aja keele ja kultuuriga, samamoodi nagu ka tänane Viinamäe kõrgpilt. Jeesus ise ei õpetanud kuiva teoloogiat, vaid õpetas läbi tähendamissõnade ja võrdpiltidega, mis olid sügavalt seotud oma aja keele ja elukogemusega. Seepärast tähendab piibli lugemine püüdu mõista, mida Jumal nende sõnade kaudu algselt meile on tahtnud öelda ning kuidas tema sõna püha vaimu läbi kõneldab meid täna. Jeesus ei räägi viinapuust selleks, et meid hirmutada või panna end mõõtma kuidagi tegude või viljade järgi. Ta räägib viinapuust selleks, et meid lohutada ja öelda, et elu ei ole teie kätes, vaid on minu kätes. Kui me juba oleme viinapuu külge poogitud ja oleme seeläbi tugevamaks saanud, siis mitte seepärast, et me ise oleme tugevad, vaid viinapuu, kellest me jõudu, elu ja mis kõige tähtsam, armastust ammutame, on tugev. Ja kui me vahel isegi tunneme, et vilju on vähe, et elu on kuiv või väsinud, siis ei kutsu Jeesus meid rohkem pingutama, vaid eelkõige tema juurde jääma. Tema sõna, armu ja ligi juurde. Sest ega oks ei peagi ju teadma, kuidas mahlad viljaku sees liiguvad, nii ka meie ei pea alati ette teadma, kuidas üks või teine elumure laheneb. Piisab vaid sellest, et jääda ustavalt Jumala juurde, mitte vaikselt ära kuivada selle puu küljes
et meil hiljem seal ära lõigatakse. Sest nagu me Matteuse evangeeliumist loeme, ärge siis muretsege homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese pärast. Kuid see, et meil on olemas see elujõudmine, elust pakatav viinapuu, ongi meie kristlik rõõm. Mitte rõõm sellest, kui hästi meil läheb, vaid rõõm sellest, et eluallikas ei kao kuhugi, vahet pole, kui keeruline või raske meie elu on. See, et Kristus kannab ja kannab nagu seesama viinapuu neid 100 kilosid mahlakaid marju, aednik hoolitseb ja kõrvaldab kõik ebaõigluse. Ja et meie elu, isegi siis, kui see on habras ja tagasihoidlik, isegi siis, kui ka meie silme all sünnib palju ebaõiglust, on sellegipoolest hoitud ja Jumala käes. Seepärast võime täna rõõmustada, et meil on viinapuu, mille küljes tohime elada Kristuse ihu liikmetena. Aamen.